Q&A, questions and answers, küsimused ja vastused. Ma küsisin teilt küsimusi Instagrami kaudu ja ma sain neid kokku 25, 28. Ma tänan. Ja ma vastan nendele nüüd niimoodi, et teeme sellise casual video, et ma teen samal ajal pikendusi ja siis vaatan neid ja vastan. Esimene küsimus on siis Lieki-Pipo 666. Lahe nimi. Kõige veidram asi, mis sulle seoses patsidega öeldud on? Veidram. No ilmselt see, et kas kaenlaalustest karvadest saab ka rastapatse teha. Aga kes keelab? Saab küll, miks ei saa, need on ka karvad. Calendula casualis, kuidas linge parandada? Need on siis luupid. Luupe saab parandada, on teatud viisid, kuidas seda teha. Ma tõin need välja hooldusõpetusvideos, check it out. Elis Marleen, kui palju rastapatsid keskmiselt maksavad? See oleneb tööst ja tasu hindamiseks vajan ma pilte sinu juustest ja pilte netist rastapatsidest, mis sulle rohkem meeldivad. Siis ma näen, millega on tegu, missugune ettekujutus on ja oskan ära hinnata, kui palju aega läheb ja pakkuda hinda ja variante. Kas sa jätkad patside tegemist ka edaspidi? Jep, I never stopped. Kergreaktiiv. Kas rastapatsid on sulle ka elus mingis mõttes takistusteks olnud? Hea küsimus. Praktilises mõttes siis ma ei saanud kanda teatud mütse, nokamütse, kuigi see ei olegi väga minu stiil. Kiivrid pidid ka suuremad olema, aga neid ma väga ei kanna niikuinii. Praktilised takistused, ma kujutan ette, et need võivad olla näiteks kas töökohaga, aga ei, need 5 aastat vaid väga sujuvad. Töötasin erinevatel aladel, ma tegin klienditeenindust, isegi praktikatel olin. Mul ei ole olnud soov töötada kusagil eriti konservatiivses keskkonnas, näiteks siis pangas või niimoodi. Ei täheldanud, et mingid potentsiaalsed võimalused oleksid kadunud või pigem just vastupidi, erinevad võimalused tulid sealt ja erinevad lahedad uued suunad. Lahti kammisin ma patsid ikkagi tolmu ülitundlikkuse pärast ja lihtsalt, et saada värskust peale 5 aastat. Kergreaktiiv. Mis on kõige pikem aeg, mis on sulle kellegi rastade tegemiseks kulunud? Umbes 12 tundi. Terve pea, pikki tihedaid juukseid, peenemapoolsed ja pikad rastapatsid ja sinna veel otsa pikad pikendused, kusjuures pikendusi ma tegin ka siis juurde mingi vähemalt 6 tundi, rohkem. Need, kes on minult saanud rastapatse, nad teavad, et ma ei tee eriti pause ja sellepärast saab üsna kiiresti tehtud, aga lihtsalt mainin ära, et kui on vaja pause, siis ise reguleeri seda, mul ei ole midagi pauside vastu. Lihtsalt kui sa tahad minna suitsule või sa tahad minna vetsu või sa tahad teed, täiega chill, lihtsalt ütle. Vahepeal on vaja ikkagi selga sirutada värki. Christopher Ennok, tšau. Kas ja kuidas sina tundsid treede kandes oma energiavoolu muutmist? Jees, tšakrad lahti, lendasin astraalis ringi. No ma tundsin ennast väga kaitstud. Ma tundsin, et kõige parem sõna ongi selline mugav ja see on selline alateadlik tunne. Võib-olla natuke veider sõnastus, aga jah, ma tundsin ennast mugavalt nendega ja kaitstult. Rasmus Võhvõh, kus elad või kus teed rastasi? Hetkel ma elan Mooste lähedal, pärit olen ma muidu Sindi linnast Pärnu lähedalt ja tõenäoliselt hakkan ma rohkem aega veetma just seal Pärnus nüüdsest. Mulle tundub, et 40% ajast sõidan ma oma autoga Soovia juurde kohale ja seal me teeme talle rastapatse. Siis 40% ajast tuleb ta minu juurde ja 20% on selline neutraalne tsoon siis, et me mõtleme välja midagi, kas siis rendime salongiruumi, see on variant Airbnb või mõni hosteliruum või siis vahepeal on ka mõned ühised tuttavad ja nii edasi, et kõike saab välja mõelda, ma olen üsna paindlik asukoha suhtes, aga samas kui on vaja mingisugust neutraalset tsooni, siis seda saab välja mõelda. Kas sa koolitusi ka teed? Olen mõned korrad õpetanud küll, nad said hakkama, aga enamus sellest tööst on ikkagi lihtsalt see viitsimine ja tunnetus. Kõige parem on lihtsalt alustada, proovida, harjutada. Peaasi, et ei tee midagi lolli, et YouTube on õpetusi täis, aga paljud nendest on valeõpetused nagu vaha ja interlocking ja igasugune siuke pask. Ja lihtsalt alusta, proovi ja kui sul on vaja abi, siis mõtleme välja midagi. Kristi Tambep täis, kuidas kunstrastasi hooldada, et nad kaua peas ilusalt püsiksid? Kunstrastad. Sa mõtled ilmselt siis ajutisi rastapatse. Kõige tähtsam on lihtsalt see punumishetk. Nad punuda võimalikult pea lähedale, kõvasti kinnitada. Õige šampoon, samal ajal kui sa kannad neid patse, et see šampoon ei koguneks, see näeb ka ju kole välja. Näiteks Davinesi solu šampoon on päris hea selle jaoks. Aga kuidas neid ka ilusana hoida peale seda, kui nad lahti teed, on see, et sa võtad nad kõik lahti, paned kaussi ja teed sügav puhastuse. Selle kohta on mul ka video, aga ma räägin läbi. Võtad kausi, paned sinna sooja vett, lisad need pikendused sinna sisse ja las nad seisavad seal vees nüüd mõnda aega. Siis lisad uuesti sooja vett, et see sooja oleks ja pesen nad ära sidruni nõudepesu vedelikuga. Biopuuro näiteks.
see tõmbab lahti kõik rasu ja igasugused jäägid, mis seal võivad olla ja teevad nendest täiega lihtsalt uued patsid. Peale seda siis loputan nad hästi korralikult ära ja kuivatan nad ära mõnes soojas kuivas kohas. Peale seda, kui nad on pestud ja kuivad, tõmba ära kõik tolmurullid, mis seal peal võivad olla ja lõika otsad ilusaks. Sul ongi uued pikendused. Lisabella, näed ka neid aastal 2050 inimestel soenguna. See on siis 30 aasta pärast. Ma arvan, et 90 ajal küsiti sama asja, et kas 30 aasta pärast on see soeng ikka mingi teema. Ja nagu näha siis on. Ja huvitav on see, et sellel on uued kontekstid ja uued alastiilid, stiili alaliigid. Ja ma arvan, et sama asi juhtub ka järgneva 30 aasta jooksul. Uued stiilid lisanduvad juurde, uued kontekstid, nii et see soeng ei valles küll, ma arvan, miks mitte. Kuidas läheb? Kas päriselus õpetaksite koolitus? Siis jaa, ma juba vastasin seal. Hakka harjutama ja kui on vaja mingit lisaabi, siis mõtleme mingi diili välja. Andrian, millal ma saan sulle hooldusesse tulla? Siis kui õige aeg on, Andrian. Praegu ma teen ainult esimesi hooldusi ja mingid väiksed minihooldsud ka vahepeal. Ma tahan rohkem patse, kuidas neid saada? Kas lõikame pooleks, teeme patside vahel? Okei, ei, ära lõika oma patse pooleks, sellega sa hävitad oma patsid ära. Lihtsalt lagunevad ära. Ja patside vahele jäänud lahtised karvad, sa ei saa nendest uued patsid teha. Iga patsi all peab olema oma sektsioon. Sa ei saa võtta lihtsalt lahtised karvu ja nendest uue patsi teha, nad ei ole enam, siis see ei ole üks pind, kust tuleb välja pats, vaid siis on juba nagu nii lihtsalt ei saa. Kuidas sa saad juurde patse? Üks ajutine viis, kuidas sa saad patse juurde, ütleme photoshoot'iks või on mingi pidu või mis iganes, sa tahad, et sul oleks nagu rohkem volüümi ja niimoodi, et ütleme, et mul on nüüd siin rastapats ja ma soovin endale juurde patse ajutiseks. On vaja double-ended ajutisi rastapatse, võtad ühe pikenduse. Mis me teeme niimoodi, et pats on sul pealaest niimoodi kinni. Ja nagu me teame, siis iga rastapatsi all on nagu mingi sentimeeter või 1,5 lahtised juukseid, mis ei ole veel nagu järgi pusastanud. Sa võtad selle sama pikenduse ja tõmbad selle sealt pealae juurest niimoodi läbi. Ja nüüd see koht, kus sul oli üks pats, sul on nüüd seal 3. Sa võid selle niidiga või kummiga või kuidagi kinni panna. Aga see on ainult ajutine lahendus. Kui sa niimoodi jäädki neid kandma, siis see muutub koledaks pusaks siin ja see ei ole nagu jätkusuutlik meetod, aga see on nagu lahe trikk. Selle ma õppisin Gretet kusjuures. Aitäh, Grete. Et rohkem patse saada, sul on vaja rohkem pindala. Kuidas sa rohkem pindala saad? Ütleme, et sul on ainult pealae rastapatsid. Siis sa saad rohkem patse niimoodi, et sa kasvatad endale juuksed välja kõrvalt ja tagant. See vahepealne kasvufaas võib täiega kole olla. Ja väga esteetiline. Vabandust, siis kole. Aga mingi hetk saab sinna kinnitada uued pikendused. Aga kõige efektiivsem meetod on lihtsalt sinu patsid lahti kammida ja teha uued patsid. Ja need uued patsid teha siis hästi peeniks, et siis tuleb rohkem patse. Kes on kõige noorem ja kes on kõige vanem soovija, kellele sa oled rastapatsid teinud? Kõige noorem, ma tean täpselt kes, ilmselt mingi 10 aastane või niimoodi. Tavaliselt olen ma noortele ikkagi pigem teinud ajutisi, mitte päris patse. Aga vahepeal on juhtunud seda ka, et pildi pealt tundus nagu palju vanem olevat ja siis me saame kokkuma nagu 10 või okei. Aga siis me teeme lihtsalt patsid ära ja nagu kõik on chill. Ja kõige vanem oli ilmselt Tosh. Tosh on üks mees, kellega ma tutvusin Saksamaal ja ma tegin talle habemesse 2 rastapatsi. Ta oli mingisugune ikka 70 ikka oli. Kas sa oled mõelnud saada juuksuriks ja teha lõikusi ka? Jaa. Kui ma seda teeksin, siis see oleks midagi maitsekamat, midagi nagu stiilipuhast. Võib-olla barbershop teema, nagu Tallinnas näiteks on Rude Rats. Mulle meeldib, et see on selline väga lahe stiil ja lahedad tegelased ja oskuslik töö. Seal on midagi rohkemat kui lihtsalt selline tavajuuksurlus. See ei ole minu teema, mulle ei meeldi kogu see hästi palju keemiat, maitsetud soengud, piinlikud atmosfäärid salongides. Kui ma midagi sellist teeks, siis see oleks selline barbershop teema ja ma olen vahepeal tegelikult hoolduse käigus lõiganud ka külgi ja hakanud nagu feide tegema. Selline basic masin on mul olemas. Mingit plaani ei ole, aga vot, siuke vastus. Palju maksab tasu, oleneb soovist. Selle hindamiseks vajan ma pilte sinu juustest, pilte rastapatsidest netist, mis sulle rohkem meeldivad, siis ma näen, millega on tegu ja oskan sulle variante pakkuda. Kas sellised patsid saab mulle teha? Okei, siin on näha mustanahalise juuksetüübi ka rastapatse. Need juuksed käituvad teistmoodi, nende struktuur on teistsugune. Võib-olla oled näinud näiteks netis õpetusi, et how to get neglect või natural dreadlocks ja siis seal on näiteks üks mustanahaline ja siis švammiga lihtsalt tekivad rastapatsid. Nad saavad niimoodi teha. Valgetel see nii päris ei käi. Me saame teha küll sellised lühikesed ja
peenikesed rastapatsid sulle, aga nad ei jää nii hästi tavaliselt valgenahalisel. Muidugi oleneb tegelikult, mõnel isegi on okei. Aga enamusel näeb see pigem lohakas ja ebamäärane välja. Nii et ma soovitan inspiratsioonipiltideks valida ikkagi valgenahalise juuksetüübiga rastapatsid, siis on tõenäolisem, et sinu patside tulemus tuleks sarnane. Kas sul on olnud kliente, kes pärast paari patsi valmis saamist püsti tõusevad ja ütlevad, et enam ei taha? Ei, õnneks mitte. Kõik need aastad on seni väga sujuvad olnud. Mu rastapatsid muutuvad juure kohast peenemaks. Kuidas need korda teha? Hea küsimus. See oleneb, miks nad lähevad sul peenemaks. Üks case on see näiteks, et need pikendused, mida sa kannad, on kusagil mujal tehtud ja nad hästi paksud. Mis võib juhtuda on see, et alguses on täiega lahe on ja siuksed paksud rastapatsid on ju. Aga kui nendel pikendustel ei ole piisavalt juukseid, sinu enda juukseid seal all ja juurte kasv ei ole sama jõuline, siis see ei näe enam hea välja. Ja see läheb aina peenemaks. Mida siis teha? Me oleme teinud seni niimoodi, et kui siuke case on, siis ma lihtsalt võtan kõik pikendused lahti ja ma teen uued peenemad pikendused. Me teeme kõik nagu ümber. Aga see on siuke suur restarttöö ja tehtav. Mis see veel võib olla on see, et su patsid olid lihtsalt liiga peenikesed. Sa tahtsid hästi peeneid patse ja siis sul tehti või mina tegin. Ja mis on juhtunud on see, et jäi kasvama ja kõik need juuksekarad, millest see pats kõige alguses tehtud oli, on nüüd patsi sees ja pats on saanud tihedaks, aga need juuksed ei lange välja, need jäävad patsi sisse. Ja kõik, mis on juurde kasvanud, kui sul oli hästi peenike pats, siis oli sul ka väike sektsioon. Ja sektsioon läks aina väiksemaks. Ja nüüd on see peenike sealt. Mis me saame siis teha, on sellised variandid näiteks, et kui sul ongi kõik patsid peenikesed ja sa tahad tugevdust, siis me lisame 2 sektsiooni üheks. Ehk siis 2 patsi teeme üheks. Sektsioon tuleks ikkagi ilus, mitte ei tekiks mingi veider nurk kusagile poole. Ja siis ma lõikan ühe patsi näiteks pooleks ja kõik selle osa kammin välja ja tõmban siia patsi sisse kinni. Ja alles jääb üks pats, millel on rohkem juurde kasvu. Ehk siis edaspidine kasv on jõulisem. Aga kui sa tahad, et sul oleks ikkagi sama number, sama palju patse, siis me võime teha lihtsalt niimoodi, et me ikkagi kinnitame 2 patsi üheks juure kohast. Ma siis tõmban nad igatpidi läbi ja siis see muutub nagu üheks patsiks. Ja siis tekibki siuke Y, mõni nimetab seda ussikeeleks. See on üks variant, kuidas selline eriti halb case saab ikkagi korda teha. Aga kui sul on nagu keskmised patsid, polegi võib-olla pikendusi või ei ole sükest probleemi, siis vaata üle muidugi oma harjumused, vaata üle oma toitumine. Rastapatsid on juuksed nagu kõik teised juuksed ja kui sinu juukse kasv on aina rohkem hõredamaks läinud, siis see tähendab, et midagi on valesti. Rasvhapped on väga tähtsad juukse kasvuks. Vahet pole, kas sa oled nüüd taimetoitlane või sa sööd kõike või oled üldse mingi karnivoor. Millega me saame kõik nõustuda, on see, et toidu kvaliteet on tähtis. Kui sa soovid endale väga head juukse kasvu, söö paremini ja vaata oma teised harjumused ka üle, nagu mingi suitsetamine ja mis iganes. Ja siis muidugi, kui sa oled metalhead ja sa kogu aeg headbangid ja sul on mingid rämed pikad jõulised rastapatsid, siis lõika lühemaks või ma ei tea. Kuidas kõõmast lahti saada? T-gel võib aidata sind. Seda saab apteekides. Rosmariiniõli aitab kõõmaga ja siis muidugi ka õige toitumine. Ma tahan oma patside juuri rohkem koos hoida, soovin seda neat looki, nad lähevad lahti kogu aeg. Jep. Mõned juuksetüübid tekitavad rohkem lahtiseid karvu. Ainuke asi, mis tegelikult aitab, on tihedam hooldus, nii et ma soovitan sul ise ära õppida, kuidas hooldust teha. Mul on selle jaoks õpetusvideo. Saad tihedamini kas või sükest väikest SOS hooldust teha ainu kõige esimesed patsid, et see näeks nagu ilus neat välja. Ma olen näinud, et mõned teevad 3-nurkse sektsiooniga rastapatse. Kas sa teed ka? Minu meelest on kõige parem ikkagi teha ruute, kus on vaja, siis ma olen ikkagi teinud ka 3-nurkseid. Peaasi, et ei teki mingisuguseid veidraid nurkasid siit-sealt. Ma tean ka mõnda, kes teeb 6-nurkse sektsiooniga rastapatse, mis on täiega okei, ka miks mitte. Mõned plussid, mis on 3-nurksetel, on see, et veits rohkem tuleb neid tavaliselt. Nad kuidagi varjavad rohkem seda peanahka, et kui sa põed, et peanahk jääb liiga nähtavale, siis ma võin teha, et kui me jõuame siia ette, siis teha rohkem nagu 3-nurkasid. Nii et kui on selline erisoov, siis saab teha küll. Mul on terve pea ise tekkinud rastapatse, tahan undercutti, aga sektsioonid on igal pool laiali. Jah, okei. Jaa, saab küll. Oleneb, mis seisus nad sul on, mis sektsioonid on tekkinud. Kui nad on liiga tugevaks juba matistunud, siis on neid veits raske ümber teha. Samas neglektid tavaliselt ei ole suhteliselt õhulised. Võtab aega, aga on võimalik küll. Me teemegi mingi kindla joone siit või siit ülevalt poolt. Ja kui on niimoodi, et mõni pats jääb nüüd ette, et joon läheb siit ja siis siin on järsku pats, siis ma lihtsalt tõmban selle joone ja kõik need karvad, mis on patsi sees, aga ei kuulu enam siia, tõmban need kõik välja, lõikan maha. Kui on vastupidi, ühesõnaga see on võimalik, ma olen seda teinud, ära ka väsitab. Lühiajalises mõttes ei,
mul on siuke iseloom lihtsalt, et siuksed sõrmed, nad ei lähe kangeks ja ma viitsin teha seda nagu harjunud. Aga pikaajalises perspektiivis, no ikka vahepeal ikka väsib ära. Aga see on iga asjaga nii. Üks ja sama liigutus. Vahepeal ikka stäbin ennast võidlasse. Vahepeal tuleb endale meelde tuletada, et pane õlad tahapoole, ära ole mingis sundasendis, hinga korralikult ja peale seda, kui patsid on valmis, siis isegi kui ma väsin ära sellest, ma saan ennast nagu taastada, vitaalsust saab tagasi tuua. Ja seal on mingid omad ekstrasid, siis on muidugi sotsiaalsus ka, et me ei ole ju inimestena tegelikult harjunud sellega, et isegi 3 tundi, aga vahepeal ka 10 tundi järjest rääkinud üksteisega. Hääl võib ära väsida. Nii et vastus küsimusele, jah, iga asi väsitab, aga tuleb osata oma vitaalsust taastada. Täiega armastan oma patse, üks parimaid otsuseid mu elus, juba 2 aastat kannan. Aitäh. Mu küsimus on see, et kuidas värskust juurde tuua. Vahel tunnen, et nii ühes tükis on nad. Proovi sügavpuhastusi kindlasti. Võib-olla lõika mõni undercut endale. Lõika patsel lühemaks. Kasuta šampoone, kus on siukest värskust tekitavad ained nagu piparmündiõli või midagi sellist. Ja siis on selline asi ka, et sa võid teha endale värskendava pihusti. Ostad sellise pihusti. Näiteks selline vahet ei ole milline Trade House'ist või koduekstrast või sellistest poodidest. Täida see destilleeritud veega, ehituspoodidest saab ja lisa sinna erinevaid essentsiõlisid. Sidrun, heinaõli, apelsiniõli, just tsitruselised, need annavad head tuju. Saad apteegist osta või loitsukellerist või mingist looduspoest. Kõige paremad on need 100% puhtad doTERRA või Florihana. Süke pihusti on üks hea võte. Nüüd ma kõlan nagu mingi multilevel marketing püramiidskeemi edasi müüa, aga okei, liigume edasi. Kuule, selline küsimus, et ma lähen kaitseväkke ja pean patsid maha ajama. Kas need saab pärast tagasi kuidagi panna või kas ostad ära? Äkki saad kellelegi edasi teisele panna? Tead, kõige parem on uued patsid teha. Sellepärast, et need on juba matistunud tihedaks. Neid ei saa nii hästi enam kinnitada. Lisaks nendes võib mustus olla või mis iganes ja kui sa tuled tagasi kaitseväest, siis sul on uus energia, uued juuksed kasvavad, uued patsid on veits nagu ette minu meelest. Kuigi ajutisi pikendusi ma võin tagasi osta küll, kui sul pole enam neid vaja. Ma võin need ära pesta ja nad on nagu uued ja ma saan järgmisele soovijale neid palju odavamalt pakkuda. Igatahes edu sulle kaitseväes. Okei, tänaseks on piisavalt küsimusi vastatud. See oli siis minu esimene Q&A video. Kui sul on veel küsimusi, siis jäta see kommentaaridesse, ma vastan neile. Like, telli ja kui sa soovid rastapatse, siis nagu näha, ma teen neid. Ja ma saan neid sulle pakkuda. Kirjuta mulle Facebooki lehele, et on Trades rastapatsid. Tšau!